Tere tulemast Kuusalu elu uudistesse. Täna toome teieni kõige kuumemad sündmused meie koduvallast. 10. aprilli õhtul ei mahtunud Kiiu kõrtsi. Atmosfäär enam hästi uste ja akende vahele ära, sest lavale astus Jan Uuspõld. Mees, kes ei vaja pikka sissejuhatust, tõi publikuni oma kava, kuidas huumor meid elus edasi kannab. Ning tegi seda nii ehedalt, et saalis viibijatel oli raske vahet teha, kus lõpeb näitleja roll ja algab mehe enda aus elu. Publik kiitis väga korraldust ja istumise lahendust. Võimalus nautida head huumorit koos meelepärase joogi ja suupiste valikuga muutis õhtu terviklikuks naudinguks. Rahvahuvi oli nii suur, et lava äär oli rahvast tulvil. Need, kes varakult jaole ei saanud, pidid leppima kohtadega kõrvalruumides, kuid ega seepärast keegi millestki ilma ei jäänud. Uuspõllu hääl ja energia täitsid maja viimse nurgani. Kuigi mõni pealtvaataja märkis hiljem, et Jan on suuremate lavade mees ja Kiiu jäi talle ehk veidi kitsaks, lõi just see tihedus ja vahetu lähedus õhkkonna, mida suures teatrisaalis naljalt ei kohta. Üle 2 tunni väldanud, et teaste jooksul ei piirdunud Jan lihtsalt anekdootide pildumisega. Ta võttis luubi alla teemad, mis meid kõiki igapäevaselt kummitavad. Kas raha on mäng või piin? Jan jagas nippe, kuidas finantsmuredest naeruga üle rullida. Põlvkondade heitlus, kumb jääbel peal, noorte julgus või vanade kavalus. Eneseroonia kui relv, kuidas vaadata peeglisse ja naerda selle üle, mida sa sealt näed. Jan Uuspõld tõestas Kiius, et on Eesti rahva elav klassik, kes suudab ka kõige tõsisemad elumured panna sellisesse kesta, et koju minnes tundub maailm jälle natuke ilusam paik. Kiiu kõrts pakkus selleks rännakuks just õige koduse raami, kus hea nali ja mõnus seltskond said kokku üheks meeldejäävaks õhtuks. See oli meeleolukas vaatamine Kiiust püsige mehega, et olla kursis kõige olulisemaga. Kuusalu vallas kohtumiseni juba järgmistes uudistes.